Räägin seekord väga levinud teemast, mis puudutab meid siis igapäevaselt ja mis on ka tekitanud meie elus väga palju muutusi. Ma räägin viirustest. Aga ma lahkan seda teemat siis väga sügaval tasandil ning vaatan seda ka metafüüsilisest küljest, et siis avada meile pilti ka võib-olla teisest küljest, mida me varem pole näinud. Kuna ma ise võtan nii inimest kui ka loodust holistiliselt ehk siis terviklikult, see tähendab, et ei ole eraldiseisvat asja, vaid kõik meie ümber on siis seotud. Need seotused on aga tasanditel, mis on väljaspool meie füüsilise maailmaga ja ka teadvuse võimekuse. See tähendab, et kõik, mis toimub makrokosmoses, toimub ka mikrokosmoses. Ja mikrokosmos ehk siis inimene kui kosmiline väljendus. Nii üleval kui ka all. Meie 3D reaalsuses ehk selles füüsilises reaalsuses kehtivad kindlad füüsikareeglid, kuid metafüüsilises maailmas kehtivad omad reeglid ning me ei saagi tõlgendada paljusid nähtuseid läbi selle 3D füüsika reeglite. Selle jaoks on siis tarvis lasta oma meelel ja ka teadvusel avaneda ja avarduda sellest 3D reaalsusest kaugemale ja laiemaks. Seda võib olla raske mõista, kuna meid on eluaeg õpetatud kõike siis realistlikult analüüsima ja meile on õpetatud ka kindlas raamistikus reegleid, ehk me oleme liialt oma mõistuses. Ja kõik, mis siis sobitu siis meie teadmistega, see ei suuda ka sobituda meie uskumussüsteemiga. Kuid aga meele paindlikkus ja uudishimu, kastist välja mõtlemine, ise mõtlemine, need panevad meie meele avarduma. Lastes siis oma meelel ja teadvusel laieneda, avastame tegelikult juba üsna pea, et maailm on hoopis midagi muud, kui me varem arvasime või siis kui teised arvavad. Me võime avastada, et me olime enne kui tunnelnägemises, mis on vaid tegelikult väike osa tervikust. Ja viirused, need on nii-öelda elutud osakesed, millel puudub siis rakk ja ta ei suuda toota energiat. Ta on sisuliselt lihtsalt geneetiline kood, DNA või eRNA, mis on pakitud siis valgu kesta. Selleks, et viirus elavneks, peab ta siis saama elusa raku sisse, et seal ennast kopeerida arenemiseks. Ja tänapäeva teadlased ei oska öelda, kust on viirused alguse saanud. Teooriaid on erinevaid, näiteks, et need tulid elusrakkude geenitükkidest, et need on aja jooksul välja lülitunud osad ja jäid vaid koodid ning viirused olid ühtlasi ka esimesi, mis arenesid enne rakke. Tegelikult kõigis neis on olemas ka tõepõhi, kuid teaduse järgi ei suudeta seda ikkagi lõpuni lahti seletada. Miks? Sest meie 3D reaalsuses kehtivad teatud reeglid ning selleks, et seda mõista, on tarvis meil hakata vaatlema seda kui tervikut ja metafüüsilisel tasandil. Niisiis viirused või siis need geneetilised koodid on olnud inimkonna osa kogu aeg ja nad toimivad inimeses kui sümbioosis. Viirused ei tule siis kuskilt juhuslikult meid rünnates ja nakatades. See aga võib juhtuda bakteritega, mis tulevad väliskeskkonnast ja võivad häirida meie bioloogilist floorat ehk meie enda bakteriaalset keskkonda, lõhkudes meie limaskesta ning hävitades meie häid baktereid, kes meid elus hoiavad. Viirused ja bakterid on kaks eri asja. Sellepärast ka viiruste puhul ei toimi antibiootikumid, vaid on leiutatud siis vaktsiinid. Kuid mõlemad on tegelikkuses meie normaalset immuunsüsteemi häirivad preparaadid. Meie enda kehas elab triljoneid viiruseid, mida nimetatakse ka viroomiks, millest paljud reguleerivad siis meie organismi bakterite taset ja hoiavad meid tervena. Teaduslikud avastused on aga näidanud, et viirused ja peremeesorganismid on arenenud koos ning viiruste pärilikkusaine on meiega sügavalt põimunud. Isegi 8% meie DNA-st koosneb iidsete viiruste jänustest.
ja viiruse koodid on püsivalt pärandunud siis põlvkonnast põlvkonda, toimides koos meiega. Näiteks platsenta areng toimib tänu Syncytin-1 viirusliku päritolu valguga ja ilma selleta sünnitaksime me mune, mitte lapsi. Ja inimese ajus on näiteks geen ARK, mis käitub täpselt nagu viirus, pakkides info valgu kesta ja saates siis selle edasi. Meie DNAs olevad iidsed viiruse koodid aga on täna suures osas vaigistatud ehk inaktiveeritud, kuid teatud mõjutustel on neid võimalik sisse lülitada. Ja viirused kui looduse viis teha kiireid geneetilisi uuendusi, kui bakterid ja rakud vahetavad viiruste läbi oma geene, mis võimaldab uute keskkonnatingimustega kiiremini kohaneda. Seega viirus ei ole siis väline vaenlane, vaid nad ehitavad geneetilist võrgustikku, mis teeb siis inimesest inimese. Ja võttes praegust maailma puhtalt füüsilises mõttes, me elame 3D reaalsuses ning meie jäigastunud meeled ja uskumussüsteemid fikseerivad vaid seda, mida me saame näha ja katsuda. Teaduslikud uuringud on näidanud, et inimene kasutab vaid 3% oma geneetilisest koodist ja ülejäänud on siis välja lülitatud uinunud olekus. Kuid võttes arvesse doktor Chere Rivera Tugenio uuringut, kes käsitleb oma uurimustes ja rasha tehnoloogia väljatöötamisel inimest läbi 15-dimensionaalse morfogeneetilise väljafüüsika, inimese orgaaniline maatriks on tegelikkuses 12-ahelaline DNA, mis siis suures osas on praegu inimestel välja lülitatud. Tema ja ka biofüüsik Pjotr Karjajev väidavad, et DNA suhtleb läbi lainete ja valgus ehk skalaarsageduste kaudu. Selles võtmes ei ole viirused haiguse tekitajaid, vaid nad on kosmilised ja bioloogilised koodi uuendused ehk siis mobiilsed geneetilised programmid. Kui aga inimkond oleks tema täispotentsiaalis aktiveeritud ehk siis 12 ahelaga DNA-ga, oleks meie rakkude koherentsus sagedus niivõrd kõrge, et väline viiruslik kood ei tekitaks rakus kaost ega hävitaks seda, vaid toimuks siis sujuv koodide integreerimine, mis oleks kui rakkude uuendus, mis aktiveerib uusi potentsiaale ja evolutsioonilisi hüppeid ning laiendaks ka teadust. Meie haigestumine praeguses 2 ahelaga DNA-lises ühenduses on meie arhitektuur liiga nõrk, et siis seda sisse tulevat infotulva vastu võtta ja seega paneb meid haigestuma. Ehk ta annab läbi viiruse raku infot, mida me ei suuda siis integreerida. Kui meie keha on aga tasakaalus, integreerime me uusi muutusi geneetilise tasemel ka lihtsamalt. Minnes siit veel sügavamale ja liites siia ka makrotasandi ehk kosmilised mõjud, siis inimene on elektromagneetiline olend ning kõik asjad ja organismid kannavad endas mingit sagedust ehk koodi. Meie igapäevane suur mõjutaja on päike, sest just päike saadab meile igapäevaselt sageduskoode, mis mõjutavad kogu elu siis maal. Sest kõik toimib läbi elektromagneetika sageduste. Ja päike ei ole lihtsalt põlevgaasikera, nagu meile võib tunduda, vaid tegelikkuses on ta ka kõrgema dimensiooni portaal ja teaduse saatja, mis edastab evolutsioonilisi andmeid. Ja päiksepursked või päiksetormid on justkui tarkvara uuendused. Nad on valguskoodid. Päiksepursete ja geomagneetiliste tormide ajal maale paisatav plasma ja laetud osakesed kannavad endas valguskoode, sageduslikke pakette, mõjutades meie geomagnet välja. Ja kuna iidsed viiruse koodid meie DNAs olemuselt on uinunud potentsiaalid, mis ootavad siis käivitamist, toimivad ka päikese tugevad sageduslained nagu päästikud, mis resoneerides inimese sees oleva konkreetse viirusliku koodiga, lülitavad siis selle sisse.
ja läbi selle võime tunda ennast ka haigetena ning võib aktiveeruda ka kehapuhastusprotsess, mis viib rakkudest välja siis vana geneetilise materjali ning kirjutades see üle uue kõrgema uuendusega. Geenid aga ei lülitu sisse ise, vaid läbi epigeenika ehk siis läbi keskkonnasignaalide. Ja tugevad elektromagnetvälja muutused tekitavad inimese rakkudes biokeemilisi protsesse ja muudavad membraanide lahengut, mis võib siis aktiveerida uinunud geenijuppe ja endogeenseid retroviiruseid. Ajalooliselt on tähendatud, et suurte päikseaktiivsuse tippude ajal umbes 11-aastaste tsüklite järel ei suurene ainult virmaliste nähtused, vaid ka sagenevad maailmas viiruse ja pandeemiate puhangud, kuid ka muud psühholoogilised muutused. Päiksepurse siis edastab võimsa sageduslaine, kui meie kehas on aga stress ja hirm, toksiinid, tekitab see uus kood kehas aga kaose, mida me siis kogeme haigestumisega. Et keha küll üritab nagu nii-öelda uut faili avada, kuid siis süsteem jookseb kokku. Ja meie praegu kahel ahelal toimiv geneetika ei suuda vastu võtta päikselt tulevaid koode, mis on seotud meie sees olevate viiruste kodeeringutega, aktiveerides siis uusi programme uuendamiseks. See tähendab, et viirused ei ründa meid väliselt, vaid on meie endi sees olevad evolutsioonilised programmitükid, mis ootavad siis signaali, et meid järgmisele arengutsüklile viia. Kui inimene toimiks 12 ahelalisel täispotentsiaalil, interageeriks ta ka välisest keskkonnast tulevaid kodeeringuid ning toimiks meie sees olevate viiruslike osadega sümbioosis. Minnes asjas veel suuremasse pilti ja kui me uurime nüüd lähiajal toimunud sündmusi, võime tõdeda, et näiteks koroonaviiruse pandeemia algus langes ka kokku suurte astroloogiliste ja kosmiliste tsüklite muutustega, kui toimus siis vana 3D tihedusest tõus 5D sagedusse ja maad tabas kollektiivne energeetiline laine, mis nõudis inimkonnalt kiiret DNA-list ümberprogrammeerimist, mis aktiveeris inimestes uinunud failid või koodid ehk viirused. Ja inimesed, kes siis olid täis kõige rohkem toksiine, stressi, hirmu, nemad ei suutnud seda kõrget tugevat infotulva vastu võtta ja raku tasandil siis läbi töötada ning toimus ka haigestumine. Et rakk sel juhul läheb kriisirežiimi ja püüab ennast meeleheitlikult puhastada, vallandades siis tsütokiinide tormi. See tekitab põletikku, kopsudele imastumist ja nii edasi. Et see ei olnud väline rünnak, vaid organismi suutmatus kohaneda kosmiliste sageduste muutustega. Kõigel meie elus on suurem sümbioos. Kas me oleme ise piisavalt avatud ja paindlikult seda nägema või jääme vanasse tunnelvisiooni, olles tegelikkuselt oma arengult ühes kohas. Et selline huvitav lähenemine, mis tegelikult annab ka sellele asjale hoopis uue pildi, hoopis uue nurga lähenemiseks ja tegelikult avab ka sinu mõtlemist. Kõigest sellest tegelikult ma räägin ka oma raamatus Peegelmaailm, aga seal on ka väga palju muud huvitavat, et võid vaadata. Selle leiad poodidest, kui saad ka tellida siis minu käest. Kõike head!